Kareli loomingu iseloomustamiseks mul on üks liitsõna. Import-eksport. Lavastuslik. Mõtlesin, et see võiks olla sünge. Ta on alati üllatav. See on Kareli ühe varajase töö nimi ja siis mingil moel see hiljem ka võib-olla suhestub kuidagi selle Visible Solutionsi tegevusega. Et tegelikult esimene töö, mis ma Karelist mäletan, on see kast, mida ma nägin Ljubljanas. Et kui see sinna näitusesaali sisse toodi, siis ma arvasin, et sellest võetakse, et see kooritakse lahti ja seal sees on mingi skulptuur või mingi asi, aga tegelikult see oligi see skulptuur või kunstiteos ise. Tavaliselt kunstiteoste transportimiseks kasutatav selline puidust kast, ja kus peal oli siis silt, et tookord oli vist Ljubljana mingi see kindel galerii ja siis see aadress ja nii. Ja siis pärast hakkas sealt selliseid natuke õõvastavaid helisid kostuma ja tõenäoliselt Karel arvas, et see peaks toimuma nii, et sinna on kunstnik sisse pandud tegelikult. Ja siis ta haliseb ja väga tahab sealt kastist välja saada. Teda nagu intrigeerivad sellised teemad, hirm ja mingid mõrvamüsteeriumid, autokatastroofid. No ja jääb selline mulje, et ju see paelub teda. Et seal on võib-olla sellist nagu mingit sellist meediatundlikkust või sellist võib-olla õrna mitte niivõrd otsest, vaid pigem kaudset sellist sotsiaalsust. Et ta nagu tegeleb nagu teemadega, mis on meedias õhus. No näiteks esimene näide, mis mul meenub, on see teos, mis oli Draakoni galeriis. Oli selline, kas siis, seal oligi nagu otsad olid lahti, et kas see on siis mõrtsuka tuba või see on politseiniku tuba. Aga see kõige olulisem aspekt minu meelest, mis sellest tööle hakkas, oligi see, et see oli nagu kuidagi kriminaalsusega seotud. Mulle tundub, et ta tegeleb nagu fiktsiooni ja dokumentaalsuse kuidagi kokku sulatamisega ka, eks ole. Et ta loob nagu sinna galeriisse mingisuguse fiktiivse ruumi ja siis ta eksponeerib seal samal ajal dokumentaalseid fotosid, eks ole, väga konkreetses sellises fotograafilises keeles nagu teostatud. Aga see, mida ta siis nagu oletab nendel piltidel olevat, on jällegi nagu fiktiivne, et see on selline mäng nagu. Ja see tegelikult langeski kokku selle Kurikamehe looga, mis oli meedias hästi kuum selline ja pani tegelikult kogu ühiskonna pani nagu sellisesse alertsesse olekusse. Et tal on nagu oma tõsine teema ja siis ta pidevalt nagu oma kunstiga aitab sul meenutada, et jah, et see on ka, mis võiks jälle sulle mõttesse tulla. Fotoajakirjast Cheese, kus oli vist siis see oli nagu prototüüp siis sellele Vilde tee juhtumile, et seal olid fotod just nendest nagu nii-öelda kahtlusalustest siis just kui viitab ka sellisele 19. sajandi Prantsusmaal kasutusel olnud siis tehnikale, kus siis eeldati, et fotograafia abil on võimalik kriminaale siis tuvastada. Aga ma arvan, et kõige eredamalt ikkagi jäi meelde pimeduskiiruse näitusel olev installatsioon Hirmu äärealad. Ja see oli tõesti väga, väga tabav töö, see mängis nii mitmetel tasanditel. Hirmu mingite piiride ja konstrueeritusega selle, nagu ta ise vist ütleb, hirmu ebaratsionaalsuse ees. Aga ja pluss veel mingisugused reaalsus, ebareaalsus, mis on tõene, mida uskuda. Et see oli väga tore. Seal tekkis ka see moment, eks ole, et kummalt poolt sa lähenesid sellele tööle. Sest minul vist juhtus nii, et ma tegin näitusele tiiru peale ja siis ma tulin sinna ruumi, kus ma nägin kõigepealt seda maketti ja alles siis nägin seda videoprojektsiooni. Et mis oli nagu samamoodi tegelikult teistpidi nagu huvitav.
et sa nagu sisened sellesse nagu teose ruumi siis nagu justkui nagu kulissi poolt kuidagi. Ja siis tegelikult ma mõtlesin ka seda, et noh, et kui palju on see selline linnakeskkonna selliselt kujutamine ja just selle heli taustaga nagu kombineerimine, et kui palju see on seotud tegelikult sellega, et kui palju me nagu teeme vahet võõra ja oma keskkonna vahel. Et kuidas see piir nagu tõmmatakse, et kus on nagu oma ja kus on võõras. Et tihtipeale just mulle tundub, et noh, vähemasti mina kui Lasnamäel üles kasvanud laps, eks ole, et mina küll, kui ma lihtsalt seda pilti vaataks, noh, mul küll ei tekiks mingit hirmu või nii, et noh, et sellepärast võib-olla see heli just nagu tekitaski sellist, et ma nagu tajusin, et see on nagu väga meelega nagu, et noh, tegelikult kui sa mõtled, et noh, et kes sellistes paneelmajades, et noh, et seal elavad noh, võib-olla mitte nii edukad inimesed ja noh, et näiteks Lasnamäe kontekstis enamasti vene inimesed. Mulle tundub, et selle Vildetee juhtumi ja siis selle hirmu äärealade tööde vahel on tegelikult sarnane link, et ta nagu toob nähtavale selles Vildetee juhtumi siis nagu, et kui me astume galeriisse sisse, siis me tegelikult näeme neid kulisse, eks ole, ja siis me astume sellesse nagu fiktiivsesse ruumilavastusse. Aga see, et kuidas kui me tuleme galeriisse ja lähme sinna, siis see protsess on nagu transparentne või nähtav meie jaoks. Et samamoodi selles hirmu äärealade töös ta toob nähtavale siis selle hirmu konstrueerimise mehhanismid. Kui sa ütled Visible Solutions, siis esimese asjana kohe meenub see foto, kus nad siis heiskavad seda nähtamatu käega siis lippu, olenevalt sellest, et mis riigis nad paresti on, et siis seal on see riigilipp, millel on see nähtamatu käsi on siis nagu peale pandud või et Independence Dependence is a service by Visible Solutions that offers a fast, effective, comfortable and pleasant exit from a confining system for a maximum of 6 people. Our service offers you an excuse for independence and dependence simultaneously. Aga noh, nemad nagu tegelevad jah, või selles nagu kuidagi võtavad selle loomemajanduse sellise nagu statuudi siis või ja siis nagu üle identifitseerivad ennast sellega ja siis selle kaudu justkui toovad selle absurdse sümptomi välja, et kunstnikud peavad ka tooteid tegema, mitte kunsti või kultuuri tegema. Tihti kunstnikud räägivad sotsiaalsetest teemadest ja tihti nad räägivad teistest kunstnikest või nad fokusseerivad, et kes on kriitik. Tema räägib majandusest. No minu lemmik on see nähtamatu käsi muidugi. Et mulle meeldis üks intervjuu, mis nüüd vist Anneli Borrile andsid. Et seal oli nagu sellest Adam Smithi sellest nähtamatust käest oli selline nagu nagu temast räägiti nagu koduloomast, keda siis toidetakse ja kes siis ise ka toidab, et selline nagu tegelane nagu. Juba tudengitöödes oli nagu võttis ette suurelt, eks ole, et ta EKKM-i tiris selle BMW reki, et see näitab tudengite puhul see nagu lahe alati, et see mingisugune kuidagi ambitsioonikalt ettevõtte suurelt ja kuidagi, et ei ole mingit sellist nagu tagasihoidlikkust, et võib-olla need tööd, mis tudengipõlves tehakse, et ei ole nagu võib-olla nagu ideede tasandil nagu mingid kohutavalt nagu komplekssed või keeruliselt, aga et alati nagu minnakse peale sellise nagu kuidagi mingisuguse poweriga, mis mulle tundub, et alati nagu et see nagu kunstimaailmale nagu meeldib see alati, et kuigi Karel tegeleb ikkagi oma teemadega, mis talle on südamelähedased, ta suudab seda ära linkida parajasti ütleme see aktuaalsete teemadega ja see seos võib-olla see on nagu see mulle Kareli puhul meeldib ja võib-olla kui ma peaks tõesti midagi välja tooma, mida ma sooviks
või mis mulle meeldib ja mis mulle meeldiks, et kui mul võib-olla oleks ka niimoodi, siis jah, võib-olla see on see aspekt. Kuigi sellest oli vist keeruline lause, mida on kummaline sisse jätta. Nüüd ma teen Karelile liiga, kui ma ütlen, aga siis, et kui Karel võiks võita selle Görebrasi, siis Visible Solutions saaks oma püsikontori avada ilma EAS-ilt seda 5000 küsimata. On see piisav vastus? Karel võiks Köhleri võita, kuna ta viimane töö oli lihtsalt nii hea. Sest see kast on olemas. Ei, ma arvan, et see, et ta kannab nagu kindlat rolli ühiskonnas ja selline raske töö on head auhinde väärt. Et just, et kuna Karelil on see on nii mitmekesine see looming, et siis nagu ma usun, et ta tahaks veel muid asju, erinevaid uusi asju proovida, et siis et see oleks kindlasti väga kasulik selline auhind saada. Ühe sõna on raske iseloomustada, aga ma ei tea. Lava nagu, ma ei tea, lihtsalt lava nagu, ma ei tea, esteetiliselt puhas võib-olla. Meediatundlikkus. Meediumi tundlikkus, just. Kaalutletud. Linnainimene. No ta on tegelikult need teemad, millega ta tegeleb ja võib-olla kasutab fotot vahendina, et rääkida millestki, mis seisab väljaspool fotograafiat, nagu linnaruum ja selline rahvusmaastik, selline kaasaja inimese poolt loodud elukeskkond ja üldse selline visuaalne keskkond. Aga samas see, kuidas need tööd on teostatud ja et millised vahendid on selleks valitud, on nagu hästi just fotograafilised. No ma arvan, et tal tuleb see sellest, et ta on ju rulasõitja, et see on nagu väga loogiline käik. Et kes siis linnakeskkonnast veel paremini peale arhitekti teevad, ikka rulasõitjad. Paljud tema teosed, fotod või fotoseeriad näitavad täiesti tavalist linnapilti või maju või tänavaid või teid. Aga ta aitab sul oma fookuse panna sellele, mis on oluline, millest tema tahab selle teose kaudu rääkida. Et tihti ta suudab nagu isegi nagu kuidagi naeruvääristada seda Eesti tavalise linnainimese unelmaid. Ma näen Pauli fotograafina, kes tegeleb oma fotomeediumiga, kes tegeleb oma keskkonnaga ja võib-olla jälgib ja observeerib seda, proovib seda mõtestada, selle piire kobada. Et võib-olla see oleks Pauli teema. Ta on nagu fotograaf ja suure F-iga. No muidugi esimese asjana, mis ma Pauli töödest mõtlen, on see teos pealkirjaga Invicinity, kus on siis portreteeritud siis viimase tõenäoliselt 10 aastaga kerkinud maju siis Tallinna äärelinnas. Ta vist üritab sellest aru saada või seda mingisse võtmes nagu üles pildistada. Et miks need inimesed sinna kolivad ja mida nad seal taga ajavad? Selles on oma nukrus. Et see nukker, et inimesed tegelikult rabelevad linnast ära selleks, et ennast üksesse nagu isolatsiooni panna. Et okei, see, linna mõte on natuke ka see, et sa oled kellegagi koos, et sa jagad asju, et sul on mingisugused pidevad suhtlused teiste inimestega. Et nagu
tema näitab oma linnatöödega seda, et see on hästi näiline. Peaaegu kohe, kui ma seda näitasin, et minu arust nagu jällegi nagu esteetilist jällegi on nii puhtalt üles pildistatud, et on nagu liiga ilus niisuguse asja jaoks. No ma tean Pauli enne, kui ma teadsin tema loomingut. Teda on nagu raske mitte märgata, ta on ju nii pikk. Aga ma arvan, et esimene näitus oli see, mis tal oli Kunstihoone galeriis. Seal oli Kairo Street ja siis videoinstallatsioon. A man with no hands came to the door to sell me a photograph of my house. Except for the chrome hooks, he was an ordinary-looking man of 50 or so. Who would buy photographs of their own houses, I wondered, while I asked him how he lost his hands. That's another story, he said. You want this picture or not? Aga ma ei tea, ma mõtlen, kui Paul ei teeks seda, mis ta praegu teeks, ma arvan, et olekski see tüüp sealt tekstist, kes käib müüma Polaroide ukselt uksele. Polaroide pildistatud kellegi majast, siis läheb sinna ukse taha ja koputab. Siuke veidrik oleks võib-olla. Mulle väga meeldib see kohatu. See kõige lahedam on see, et see on 3D pilt, mida on siis eks see meedium siis nii-öelda näeb ette seda, et seda peab vaatama 3D prillidega. Aga minu arust isegi töö pealkirjas on see, et seal on siis need täpsed koordinaadid, kus see kohatu asub. Kohatu on siis koha nimi, mis on täiesti olemasolev koht. Aga see, et selle foto juurde ei ole 3D prilli ette nähtud. Üldse see koht, kus ta nagu, mis koha ta valib selleks, et see hetk jäädvustada kaameraga. Ma arvan, et seal on nagu, ma usun, et seal on mingi põnev, keeruline teadus taga, kuidas ta selle ühe koha peale tuleb. Waves and Clouds või Clouds and Waves, mis ta tegi Mikko Rigalaga. See on nagu võib-olla, see on kõige eredamalt meeles. See oli ka kõige mitmekülgsem näitus, et selles mõttes nagu huvitavam. Aga mulle meeldis väga see ühisprojekt, mis nad tegid Tõnis Saardajaga ja selles seltskonnas oli lõpuks rohkem inimesi, kui ta jälgis Tõnis Saardaja laemaali protsessi ja paralleelselt ka siis kaardistasid nad kogu sellist Eesti monumentaalteoseid. See oli väga huvitav ja ma arvan, et seda oleks võinud palju varem juba teha keegi. See viimane, mis tal Temmiku ja Kasela galeriis on see, mis selle töö nimi on meil? Ühesõnaga need mudelautod. Pauli suur foto, mis mõjus väga kummastavalt. Seal pildil oli siis üks nendest majadest, aga siis nagu oleks selle maja ette oleks pargitud 2 autot. Kaasaegsed autod sellised, sa mõtled, need ongi 2 autot pargitud. Aga samas midagi on nagu valesti. Ja alles sellise nagu pikema vaatluse järel sa said aru, et need on hoopis mudelautod, mis on siis pildistatud seal hoovi peal oleva siis posti pealt, täpselt selliselt kõrguselt, et tekkis selline mulje, et see on tegelikult nagu elusuurne auto. Ja. Et siin on just see, tulebki välja see Pauli selline meediumi tundlikkus ja see, et siin ongi nagu see, et mis tegelikult juhtub, on see, et sisuliselt, et sa tead, et need mänguautod, sa hakkadki nagu mõtlema, et aga äkki see on mängumaja ka, eks. Või et äkki see kõik on mängu, et see ei olegi päris, see kõik on nagu, et inimesed ongi nagu mänginud siin elu, eks. Pauli tööde juures on see tunne alati, et need kohad on nagu mingi, et tulevikus on need kohad maha jäetud. Et nad seal see tühi tunne on juba ees olemas. Et sa näed küll, et on autod on maja ees, mitte iga kord päris autod, aga et seal nagu elu ja tuli põleb, aga seal on see tühjuse tunne, et kohe muutub see koht tühiseks. Et vaatamata sellele, et ta tegeleb niivõrd teravalt sotsiaalsete probleemidega,
ei kujutada inimest. Nendes fotodes ei ole inimesi. Aga samas need keskkonnad, mida ta kujutab, räägivad inimestest sama hästi, kui seal oleks inimene, kes räägiks. Paul võiks võita Köhleri auhinna sellepärast, et ma näen, et tal on nagu palju pakkuda, sealt on nagu palju tulemas. Väga professionaalne. Ta on väga tugeva sellise visuaalse keelega. Ta väga täpselt teab, mida ta teeb ja kuidas ta teeb. Need teemad, millega ta tegeleb, on aktuaalsed. Tema suudab seda tulevikku kuidagi nagu jäädvustada täna. Ta just sai auhinna, Sadoline auhinna. Aga no küll olla liia ei tohi, muidugi peaks võitma. Väärt seda. Kristiina Normani loomingut peaks iseloomustada sõna. Pühendumus võib olla. Detailne. Proaktiivne. Ma tahaks öelda, et on nagu riukaid täis ja riukelik või? Ta on kogu aeg olnud väga enesekindel ja eneseteadlik ja sa näed temas kuidagi, et ta läheb nagu läbi ja otse edasi, et selles mõttes see ei tule nagu üllatusena, et ta nagu võttis ka väga suured suutäied ja suutis neid ka alla neelata. Tema teosed on hästi täielikud selles suhtes, et ta tõesti jalutab sinuga koos kogu selle sündmuse läbi ja alati ta nagu juhendab sind, et vaata nüüd sinna, tunne nüüd seda, pane seda tähele, ära seda nüüd unusta. Et ta on nagu siukse hea vanemaga linnas jalutada. Et Kristiina loomingut võib-olla iseloomustab mingisugune poliitilisus alati peaaegu. Ja ta nagu ei karda sekkuda teatud olukordadesse. Et see, ma ei tea, kas seda siis nagu peaks nimetama suhestuvaks esteetikaks või sekkuvaks esteetikaks või hoopis uurimuslikuks esteetikaks. Et ja mulle tundub, et ta alati läheb oma nagu uurimustöös, mis kindlasti on tema loomingus nagu või vähemalt selles loomingu protsessis nagu oluline osa, et siis ta selles uurimustöös läheb alati nagu väga süvitsi. Et isegi kui ta hakkab nagu selles Geeniuse välja filmis nagu väitma midagi nagu absurdset või midagi fiktiivset või mingit fiktiivset ajalugu nagu kirjutama, et siis ta ei, see kuidagi kumab nagu läbi, et see materjal, mida ta käsitleb, et ta on sellega nagu tutvunud. Ja võib-olla, siis teisalt, eks ole, see vorm, mida ta kasutab sellist, ma ei tea, mis ajastust see isegi on, aga mingi selline. Mulle endale meeldivad teafilmid. Kui ma väike olin, mul oli see masin ja ma keerutasin ja läbi läksid kuumaks. Et see on lahe. Ja täna see on nagu kuidagi kaotatud formaata. Ennekõike seondub Veneetsia projekt After War. Loomulikult ta võtab hästi suured teemad, parajasti kõigi silme all olevad teemad. Aga ta võtab nagu neist viimast, et ta mitte lihtsalt ei tee midagi, mis oleks parajasti populaarne, vaid ta läheb sellega ikkagi väga kaugele ja lõpuni. Ja need jõuavad ka kõige väljapoole kunstiruumi, et nad on paljud on ju algatanud mingisugust laiemat diskussiooni, mis ma arvan, ainult boonuseks ühel kunstiteel.
По размеру, да. Только постамента не хватает. Ta jälle toob välja ühe väga olulise igapäeva olukorra, kus igal inimesel on oma versioon tõest. Ja tihti ta nagu suudabki näidata, et see, mis sina nagu arvad sellest olukorrast siin, on üks versioon ja see, mis mina arvan, on teine, isegi kui teatud nagu ühispunktid on selles sündmuses olemas. Ja ma arvan, et sa ei saa seda kunagi täiesti nagu konsensuseni tuua. See jääbki niiviisi, mis on nagu oluline see, et inimesed õpiksid sellise erinevusega elama. Mulle näiteks mulle tundub, et Kristinka on nagu alati või ta paigutab ennast ise nagu asjade keskele või mingite sündmuste nagu keerisesse. Et ilmselgelt selles Veneetsia Eesti paviljoni projektis After War tuleb see välja kuidagi, aga samamoodi minu arust selles Pribaldit filmis, et ta nagu läheb Venemaale ja siis seal juhtub rongis mingisugune õnnetus ja kuidagi ja siis mulle tundub, et seal hakkavad mingisugused sellised allegooriad tekkima nagu sellega, et kui ta läheb Eesti venelasena nagu Venemaale. Täielikult põhjalikkusega nagu põhjalikult lingistletud või nagu algusest lõpuni, et ta tegeleb selle teemaga on vist juba sama monoliit, see oli varem vist on natuke, et on selle teemaga pikalt tegelenud. Seesama, tal on ju neid monumendi teemasi veel, see, mis on We are not alone in the universe. See on nagu selle tähis või selle anomaalse lendobjekti endine asukoht, kus ta maandus. Ja see on selle ühesõnaga nii-öelda tähis või selle mälestuskivi. Esimene vähemalt, nagu ma ütlesin, Eestis, esimene Euroopas ja kas maailmaski ei ole teada. Ma ei tea, ma alguses ei uskunud, et see asi nagu, see on nii jabur, et see on päris, et see on nagu sama jabur nagu, mis kellegi dokk oli see nimi, mul ei ole nimed veel halb, aga see prouas, kes oli oma arust Berliini müüriga abielus. Et see on nagu nii jabur, et see on tõsi, et seda ei mõtle keegi välja. Seal on mingi kosmoselink nagu alati ka, et just kui tuleb kuskilt nagu mingi asi, mis nagu maandub nagu sootsiumi keskele ja siis ühiskond ei saa nagu aru sellest või kuidagi, et samamoodi selle UFO monumendiga tegelikult, et seal on mingi UFO maandunud või kuidagi. Ja siis, kui seda nagu ei juhtu, eks ole, siis Kristinka nagu teeb selle ise lihtsalt, eks ole, et ta tuleb selle kuldse sõduriga ja paneb selle ise siis sinna, kui talle on nagu niiviisi vaja. Kui on olemas mingi žanr nimega kunstniku dokumentaal või kunstniku dok, et siis ta on nagu selle võib-olla selline hea näide. Eestlane olen ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Eestlane olla on uhke ja hää, vana paari samoodi. Ja nõnda vana paari samoodi. Meeste moodi. Ja eestlaseks jään, kui mind eestlaseks loodi. Ja ma arvan, sellest võib pikalt rääkida, sellest filmist, aga kui ma nagu selle filmi peale mõtlen ja ma mõtlen, mismoodi ma temas kui kunstnikust ja tema loomingust aru saan, siis selles filmis on see kõik näha. Või ma ei tea, kas ta nagu tõmbab neid situatsioone ligi, aga ma ei tea, et ta nagu tundub, et vahepeal ongi ainult vaja, et reknuppu vajutada. Et ülejäänud juhtub ise. Monumendi ideekavandi autor Rainer Stertfeld. Monumendi ideekavandi autor Andri Laidler.
ja Kaitseministeeriumi kuldrinnamärk kuulub ka silmapaistvate saavutuste eest noortele riigikaitsealaste teadmiste õpetamisel riigikaitseõpetuse õpetajale kapten Ants Noormägile. Turu Eestile, surma! Ja siis hetkeks seal filmis kogu saal on nagu niimoodi. Nagu selline vaikus nagu langeb sinna tulpa, et keegi ei saa nagu aru, et mis nüüd päris täpselt nagu toimus. Ma olen elus vist ükskord teinud dokumentaalfilmi, et ei ole kerge teha seda hästi. Aga mu võib-olla praegune lemmik on tema viimane 0,8 ruutmeetrit. Ja ma arvan, et see on ka väga, väga leidlik, kuidas tegeleda mingi pagulusteemaga ja vangistatusega, aga see läbivõte on selline ruumini isolatsioon. Ta nagu üritab teatud mõttes meile öelda, et see, et Soome on selline nagu, ütleme, toimiv sotsiaaldemokraatlik, eks ole, ühiskond, et siis see on kuidagi see, et me saame üldse lubada endal mingisuguseid galeriisid ja selliseid süsteeme nagu kunsti siis nagu mingil institutsionaalsel tasandil, et see tuleneb nagu ikkagi sellest, et mingid inimesed nagu kannatasid kohutavalt kodusõjas. Või ütleme, mis teda käima paneb, ma arvan, et ta nagu vaatab, mis enda ümber toimub ja kui ta näeb midagi, mis tundub talle kuidagi naljakas, imelik või võlts, siis teda hakkab see rohkem huvitama ja ta kasvatab sellest midagi välja. Ma arvan, et ühelt poolt kunstnik ühiskonnas peab nagu oma nagu materjali tundma, nagu vähemalt mingi piirini, eks ole. Ja siis sellest piirist edasi jälle on nagu selline mingi teatav nagu vastutustundetus, mida kunstnik võib endale lubada, et ta saab olla vaba enda loomingus. Et see, mis ta teeb, ei ole enam ajakirjandus või mingisugune poliitiline plakat, eks ole. Et see on, et seal on mingisugune poeetiline mõõde. Kui ma vaatasin, Norman tõid üles, siis mulle tuli mõnevõrra üllatusena, et tema esteetiline keel on tegelikult nii päris groteskne. Et mingisugused naljakad pildid ja helid ja animatsiooni killukesed. Mis on hästi tore selle juures Kristiina puhul on see, et tihti on nii, et kui inimene tegeleb hästi paljude asjadega, siis ta ei ole üheski asjas hästi suurepärane. Et tema puhul see ei ole nii, et hoolimata sellest, et ta tegeleb paljude asjadega, ta ikkagi suudab seda väga hästi teha. Et see on ka põhjus, miks ta võiks selle auhinna saada. Kristiina peaks selle auhinna võitma, et ta saaks ikka veel enam süvitsi minna. Ja võib-olla selle järgmise dokumentaalfilmi siis ka teha. Kuidagi viimasel minust Eestis tagaplaanil. Võib-olla just tänu selle oskusele kõnetada ja väljuda sellest galerii ruumidest. Jaanus sama loomingut võiks kirjeldada sõnaga tundlik või tunnetuslik kuidagi. Tal on nagu hästi hea selline touch või? Tundub, et kunstnik nagu orkester. Et see üks sõna võiks Jaanuse puhul olla mälutöö. Nukralt erootiline. Ta vist on ehte kunstnik. Mingit otsapidi teeb graafilist disaini. Koob. Videokunst. Installatsioon ja nii edasi. Jaanuse tööde puhul on väga raske teda isiksusena tema töödest lahutada. Need on nagu väga isiklikud asjad, mis ta teeb, mida ta oma teoste kaudu väljendab. Et ta nagu nii osavalt seob seda identiteedi küsimust. Näiteks ka nende kunstiliste vahendite valikuga näiteks. Ja nende tegevust, et ütleme,
et on huvitav, kuidas ta nagu nihestab neid soorolle tegelikult. Ja ma mäletan, kui ma graafikat veel ülikoolis EKA-s õppisin, siis Jaanus oli, ma ei mäleta, kas ta oli kursus noorem või et ühel ajal me õppisime. Siis minu meelest see oli tema diplomitöö, kus ta siis tikkis, kaunistas siis fotosid, mis olid siis linnaruumist tehtud fotod. See minu arust seal olid basseinid. Ja siis ta tikkis sinna mingid helmeid ja litreid ja asju peale ja siis need olid sellest eriti hõrgud nägid välja. Mulle jättis väga sügava mulje see näitus, mille nimi oli Sõda, mis toimus Vaalgaleriis. Ma olin vist esimesel kursusel siis, kui ma käisin seal. Et kõigepealt, eks ole, ta töötab nagu erinevate meediumitega, aga et selle näituse puhul, et see kõik oli nagu, see kõlas kõik nagu juba hästi kokku, et ta oli nagu terviklik. Hiljem sinna siis nagu lisanduvad kuidagi need parteraiad ja nõgesed. Et mulle see nagu isiklikult või seda sorti nagu järjepidevus on mulle nagu hästi sümpaatne. Et ma ütlen nagu sellest ajast või ise Kunstiakadeemiasse nagu astudes, et siis see oli nagu kindlasti üks sellised näitused, millest nagu jäi selline kuidagi hästi hea nagu kuidagi hea vibe. Tundubki, tal on nagu hästi palju erinevaid liine, et üks on see mingi purskkaevu teema või vee teema või siis nagu purskkaevu või mingi follose teema. Kahur kindlasti. Kahur, see on üldse nagu väga müstiline asi tema puhul, või mitte tema puhul, aga üldse nagu selline väike lahe veidrus jälle, et ma tahan endale oma kahuri ehitada. Lasi valada endale 500 kilose kahuri. Fetiš vist või mis iganes, aga asjas sees ja teeb ära selle või mul on oma kahurit vaja. Või see teine töö, kus ta selle kahuriga jalutab jälle käin. Tema kunst, tema teosed on alati välja arvatud kudumid, neid ma ei ole näinud, aga kõik muu, see on alati selline erootiline tunne sees. Et selles on nagu mingit sükest pinget ja natukene sükest kurba armastuslugu. Kui ma seda ütlen, siis ma mõtlen selle jalutuskäigu peale kahuriga, et sa tead juba, kui sa seda näed ja sa tajud, et seal on selline erootiline pinge ja siis sa kohe nagu oma peaga otsustad ära, et sellest armuloost asja ei taha. Muidugi üks eredamaid selliseid töid, mis mulle hästi ka meeldib, on see Kampsunite töö, millega ta võitis selle rakendustriennaali peaauhinna. Et seal on siis niimoodi, et oli pildistanud linnaruumis graffitit, mis on kuidagi nagu mingi seksuaalsuse või seksuaalse alatooniga või et kus inimesed olid lihtsalt ennast välja elanud siis kas vildika või spreivurgiga siis seal maja seinal näiteks. Ja siis ta siis need graffiti kollektsiooni siis või need mingid kindlad kujundid, mis ta sealt leidis, et need siis lasi Kampsunitesse kududa. Ja siis need on sellised, et seal on ka hästi huvitavalt, kuidas see selline privaatne sfäär ja avalik sfäär tegelikult omavahel segunevad. Jällegi minu nii seinas seinad, see viimane, see Applied Arts for Gay Club. See on jällegi mingist täiesti eelneva tema töödega nagu täiesti teises võtmes mingi küll taotluslikult on, aga täiesti ööpäev minu meelest. See oli niimoodi, et oli siis fotoräitus, mida eksponeeriti mingis Sigalas või, mis on siis Muhu muuseumi üks hoonetest. Ja selle näitusega kaasnes skandaal. Et ühest küljest nagu tegemist oli suhteliselt jakk sellise pildiseeriaga, kus siis härrasmehed etendasid siis maaelu tegevusi, ehk siis saagisid
puid, lüpsid lehmi, ma ei tea, olid paadiga merel ja nii edasi. Aga see nihe või see viga nii-öelda selles koodis, selles traditsioonilises rahvuslikus, turistlikus tegelikult koodis oli see, et kõik need tegevused olid etendatud siis geide poolt. Ja seal oli hästi selgelt, et tegelikult loetab see gei esteetika. Aga see oli, sama video minu meelest oli nagu, ta oli nagu mõeldud, vähemalt see kataloog, raamat, mis kaasa, et mõeldud gei-klubidesse mängimiseks on. Selline gei-klubi mudel, et millel olid kõik siis vaated olid toodetud ja kõik elemendid, mis sellega käivad. Et inimene, kes siis need koostisosad nagu enda valdusse saab, et ta saab siis installeerida oma privaatse gei-klubi siis näiteks ükskõik millises reheelamus või Sigalas või mingisuguses muus traditsioonilises Eesti väike külakeses või muus kohas. Talutööde seeria Allu Pastikuga on sissejuhatuseks lugudele. Eks ole, see selline nõukogude gei-kultuuri mingisuguseid lugusid siis kuidagi nagu kaardistav. Ta räägib seal siis nagu kohtadest või need inimesed räägivad seal nendest kohtadest, kus nagu kohtuti nõukogude ajal, kus see kõik väga keelatud oli, eks ole, ja see töö on väljas, eks ole, nagu Vabaduse väljaku, et üks nendest kohtadest on Vabaduse väljak või oli Vabaduse väljak ja ta on selle töö nagu, eks ole, paigutanud kunstijoone nagu aknalaua peale ja et me näeme seda sama ruumi, kus see nagu toimus. Ja viimane mälestus on kindlasti siis kehaline karistus, see Nõgese tee, mis on tema loomingus minu jaoks lemmik nagu. Ja nende kahe nagu tööde, nende EKKM-i Nõgest, mis oli seal Marko Raadi näitusel ja siis nende parteraedad, et seal on nagu ka jälle näha, et ta võib-olla kasutab nagu sama nagu materjali või sama substantsi, eks ole, aga et see nagu umbrohuga nagu parteraed on ikkagi nagu selline visuaalne esteetika, eks ole, aga see, mis ta siis EKKM-is teeb, et paneb selle toa neid nõgeseid täis ja et selleks, et sa näeksid seal näitusel järgmist tööd, sa pead nendest läbi minema ja sa saad nagu füüsiliselt kuidagi kõrvetada. Et see substants on nagu sama, aga see vaatamiskogemus on erinev. Lapsepäevavärk kindlasti, et kes ei oleks nagu lapsepõlves nagu nõgestesse kukkunud või midagi sihukest. Siis, kui ma olin Kunstiakadeemiasse, et ma nagu tegelikult seda nagu gei-liini seal või neid erootilisi kujundeid nagu võib-olla esmajärgus nagu ei tajunudki. Et võib-olla hiljem alles kuidagi nagu selline, et okei, et ta on nagu, et seal on ka see nagu tähendusväli, eks ole. Ja hiljem ta siis nüüd nagu ma hilisemas loomingus siis jah, kuidagi nagu konkreetsemalt siis kuidagi ja võib-olla isegi ka mingis sellises nagu aktivistlikus plaanis siis nagu töötab selle teemaga. Ja ta oskab nagu mõelda nendes kategooriates, et et mul tuli nüüd selline mõte, et see oleks lahe, kui see oleks kampsun. Või et see oleks lahe, kui see oleks ehe või see oleks lahe, kui see oleks, ma ei tea, seal tikitud foto on ju. Minu jaoks on üks kunstnikud nagu väga tähelepanus, kes nagu kes on mingi asja endale pähe võtnud ja siis nad tegelevadki sellega. Ma annaks Jaanusele selle auhinna selle pärast või selle eest, et ta tegelikult nagu piinlikkust tundmata räägib teemast, mille üle inimesed tunnevad võib-olla sageli asjatult piinlikkust. Sellepärast, et ta ikka saaks nendest rehielamatest need klubid teha. Ma ei tea, kas see on hea vastus. Ta vist ei ole ühtegi auhinda võitnud, nagu, et oleks aeg. Kui ma annaksin keeleprassi, siis ma annaksin Jaanusele, ausalt. Mitte, et teised kuidagi nagu halvemad oleks või nõrgemad, aga lihtsalt Jaanus on just väga küps ja selline
No ta on erakordne kunstnik ikkagi Eesti kunstiväljal kindlasti. Triin Tamme puhul siis kaks sõna siis on visuaalne tagasihoidlikkus äkki. Krüptiline. Programmiline. Kunst. Sest see on see, mille ümber tema looming nagu tiirleb tegelikult. Ma ei tea, kes on Triin Tamm, ma ei ole kunagi teda kohanud. Ma olen kohanud tõenäoliselt päris mitmeid Triin Tammesid. Aga ma üldse ei ole kindel, kas nad teevad kunsti. Ja need asjad, need kunstiteosed, millede dokumentatsioone ma olen näinud, no ei sobi nende Triin Tammede profiiliga, keda ma olen kohanud. Ta on ju oma loomingust nagu lahutamatu või? Sest ta nagu ilmneb. Noh, ühelt poolt ta ilmneb ainult siis, kui näidatakse tema teoseid, eks ole. Teisalt mulle meenub see üks olukord, kus Triin Tammel oli Antwerpenis näitus ja ta ei saanud ise kohale tulla. Selle asemel ta siis otsis üles või leidis Antwerpenist ühe inimese, kelle nimi oli ka Triin Tamm, kes tuli siis nagu kunstnik Triin Tamme asemel sinna avamisele. Et võib-olla see siis kuidagi sümboolselt nagu seab ka sellist nagu autorlust kuidagi kahtluse alla või? Tundub, et ta tegeleb väga programmiliselt, ta väga teadvustatult. Ta alustab retrospektiiviga ja siis läheb sealt edasi. Tööde pealkirjad on juba ette teada, kui lõpuks sünnivad tööd sinna taha. Et ta on muidugi väga mänguline ja võiks selline, ma ei tea, tiip või, aga see ei tekita minu stressi, see on pigem selline. Ma näen, et Triin Tammel on lõbus, kui ta neid töid nagu välja mõtleb ja neid teostab. Et see on kõik hästi spontaanselt ja muretult sündinud kunst. Tema aines on, eks ole, nagu kunsti tegemine kui selline. Ta teeb selle kunsti tegemise nagu protsessi kuidagi nähtavaks või? No seal on selline nagu fluksuse vaimustus mingisugune. Mulle tundub, et ta nagu kuidagi, et ta nagu suhestub rohkem kunstivälja endaga, et ta nagu ei ulatu väga palju sellest väljapoole. Et seal vist parafraseeritakse mingisuguseid, ma ei tea, 70ndatel tehtud teoseid, antakse neile uus vorm, võib-olla nihestatakse natukene selle tähendust. Ta seletab hästi lihtsalt selle ikkagi lahti. See ei ole nagu väga keeruline, ta alati nagu annab, mitte alati, aga ta on andnud seletusi sinna juurde. Ja need teevad nagu mõnes mõttes puust ette punaseks. Loomulikult sa pead suutma sealt nagu ise edasi minema, aga see ei ole niivõrd nagu, see on siuke intelligentsi küsimus, mitte niivõrd, kas sa oled kunstnik või mitte kunstnik. Et see, et Triin Tamm nagu maandub kohalikule kunstiväljale kohe nagu sellise, tegelikult isegi ta ei maandu, eks ole, kohalikule kunstiväljale, vaid tal on nagu välismaal retrospektiivnäitus Prantsusmaal, et siis et see on väga selles mõttes ambitsioonikas või kuidagi selline siuke, et kes see siis nüüd, et kes see Triin Tamm veel on ja ometi, eks ole, et tal on väga palju teoseid kuidagi. Et siis see on see väga nagu loogiline, et tal on, ütleme siis nii, et üsna varajases staadiumis oma karjääris on tal retrospektiivnäitus ja retrospektiivkataloog. Ja kui ma üks tema assistentidest mulle selle kataloogi andis, siis mul sealt vist ka minu see isiklik suhe sellega või et ma esimese asjana küsisin kohe, et kus kaaned on. Hiljem need kaaned siis nagu kerkisid kogutud printsiibina või kuidas see oli. Esimene jällegi see Doing or Not, kus oli see Patafix. Death of Effort vist oli sinna peale kirjutatud. Sellega tööga me tuleb meelde see Martin Creed vist, kui ma eksi, mis work number something. Tuleb üks dokumentaal, kus nad kuskil Tate Gallery's või kuskil mingid terve meeskonnaga otsustavad, kuhu seda kleepida. No mis mul meenub korraga, võib-olla see on ka mu ainukene
kokkupuude Triin Tammega on see, et kunagi ma sain ühe emaili, kus mul paluti panustada siis Triin Tamme ühte projekti, mille pealkiri oli vist Karussell, mis siis pidi koosnema siis erinevate kunstnike, aga võib-olla ka mitte kunstnike, vaid lihtsalt erinevate inimeste slaididest. Nüüd on seal kogus juba, ma ei tea, kas juba 150 või 200 teost. Mõned nendest on suhteliselt nimekatelt kunstnikelt. Et ma loodan, et see jätkub ikka ja aina kasvab. Mis oli Last Step First, mis oli selle nimi? Mis on jällegi, minu jaoks on jällegi hästi tekstipõhiline töö. Et saun siuke koht, kus juttu räägitakse. Aga tegelikult see vist oli üldse koopia ühest teisest tööst, kes mingid kunstnikud vist tegid, kui ma eksi, sellest Tammse-baasi saunast kuskil välismaal täpse koopia. Vist nemad tegid sellest omakorda koopia. Ma ei tea, kas ma olen seda ainult piltide näinud, tundub, et ma olen seda päriselus kuskil näinud, et see on nagu väga hästi tehtud makett. Ma ei tea, ma parajasti ei olnud Eestis, kui see Artišoki biennaal toimus, aga minu teada ta esitas sinna selle Robert Fillou siis ainetel sellise projekti või mis siis oli tualettruumi jaoks siis, või tualettide jaoks EKKM-i, kus siis oli ette nähtud 3 must. Et Robert Filloul oli vist pakutud, et üks on siis naistele, teine meestele, 3 kunstnikele, aga Triin Tamm pakkus, et 3 võiks olla kriitikutele. Minu meelest see Artišoki biennaal hästi tegeles selle kunstiretseptsiooni küsimusega ja kunstikriitika olukorra mõnes mõttes parandamise katsega. Et siis igale teosele siis paluti sellist kirjalikku suhestumist, ma ei tea, kas 10 erinevalt kunstiteadlaselt. Selle Xerox Booki puhul on ka, et ta nagu justkui ühelt poolt teeb mingisuguse nagu legendaarse nagu kontseptualismi ajaloost nagu tuntud raamatu meile kõigile kättesaadavaks, et see on selline bootlegimisprojekt või ja hästi nagu demokraatlik mingis mõttes, sellepärast et seda Xerox Booki vist tehti alguses tiraaž 1000 ja ma arvan, et need on praeguseks hetkeks väga kallid raamatud ja neid ei ole võimalik nagu osta. Et see on mulle väga sümpaatne, kui keegi nagu kuidagi õõnestab seda, kui mingid nagu ma ei tea, avangardsed kunstiobjektid on muutunud nagu mingiteks luksusesemeteks. Et see nii ei tohiks minu arust olla. aga muidugi ta teeb seda siis sellises nagu kuidagi ikkagi mingisuguse sellise twistiga, et see Tõnu Karjatse kirjeldab siis neid töid, mis seal raamatus on ja siis et väga lahe, et seal mingi hetk tekib selline mingi dramaatika, et kas ja tuligi 4. ja tuligi 4. ruut, mul oli õigus või kuidagi ta üritab seda muuta nagu kuidagi dramaatiliseks. Pikas perspektiivis, kas sealt tuleb midagi uut, midagi täiesti šokeerivat, kuigi need tööd on nagu mõnes mõttes erinevad nagu vormiliselt ja nad on nagu mingid head naljad, aga nad on tõesti nagu kõik ühest peatükist. Et ta nagu annab ühe sellise mingisuguse sellise minimalistliku impulsi või minimaalse, väikse. Ja siis ta ootab, et teised inimesed nagu suhestuksid sellega ja tegelikult siis selle, et nad nagu loovadki selle teose tegelikult läbi, et suhestudes selle väikse impulsiga, mis siis see kunstnik Triin Tamm siis ette söödab. No ma tean, et ise ka väidab seda, et ta nagu ei pinguta või
et nagu ei pressi neid teed või et ta nagu ei võta seda tööna, et ta võtab seda mingi ka mänguna või samas see on natuke vastuoluline, ta ikkagi toodab neid teid kogu aeg. Ma mõtlen, ma ei tea, mis on Triin Tamme teema, mulle tundub, et see on katalogiseeritud kaos. Sa näed nagu mingit korda ja sa hakkad sellest süvenema ja seal ei ole mitte midagi, see on lihtsalt, sa nagu eksid sinna ära, sinna vahele ja ta nagu taotluslik eksitamine vormilt justkui struktureeritud ja sisu on niivõrd kaootiline. Triin Tamm, ta ei ole ka vist võitnud auhinda, ta võiks ka võit teha. Äkki siis ta saaks endale palgata assistendi ja kes korraldaks tema graafikud niimoodi, et ta saaks avamistel rohkem kohal olla. Ma ütlen niimoodi, et Triin Tamm võiks selle Köhleri võita, kuna ta ei võta seda kõike liiga tõsiselt. Ja miks ta võiks võita? Ma mõtlesin selle peale. Ja miks võiks Triin Tamm võita? Ja mulle tundub, et see oleks päris naljakas, kui Triin Tamm võidaks Köhler Prize'i.